Siil tõi endale linnast ilusa suure keedupoti. Nüüd hakkan selle potiga endale iga päev süüa tegema, mõtles ta rõõmsalt. Tal oli oma uue poti üle kangesti hea meel. Ta vaatas seda ühelt poolt ja teiselt poolt, katsus vahetevahel käpaga, tõmbas enda mõnikord suurest vaimustusest isegi kerasse ja veeres ümber poti ringi. Kuuldused Siili keedupotist hakkasid varsti metsaelanike hulgas ringi liikuma. Ühel päeval astus Mäger Siili poole sisse. Kuulsin, et oled endale linnast uhke poti toonud, ütles Mäger. Seda küll, vastas Siil õnnelikult ja tõttas potti Mägrale näitama. Tegi Mäger. Potil poleks muidu väga vigagi, aga kas sa ei näe, et tal on ju sangad küljes? On see siis paha, kohkus Siil? Väga paha, ütles Mäger. Ma ei ole oma elus veel ühtki sangadega potti näinud. Ta jättis lisamata, et ei olnud siiamaale näinud üldse mingisugust potti ja läks porisedes oma teed. Siili hea tuju oli rikutud. Varsti tuli talle külla Toonekurg. Räägitakse, et sa oled keedupotti majja muretsenud, ütles Toonekurg Siilile. Kas ma tohiksin seda natuke silmitseda? Aga muidugi, ütles Siil viisakalt ja tõi poti Toonekurele näha. Toonekurg lõi paar korda nokaga vastu potti. Kahju, ütles ta siis pead vangutades. Kahju, et sellel potil kellukest küljes ei ole. Mispärast peaks potil kelluke küljes olema, imestas Siil. Kas sa tõesti ei taipa, plagistas Toonekurg. Kui söök saab valmis, hakkab kelluke helisema. Pott ilma kellukeseta ei kõlba mitte kuskile. Toonekurg jalutas minema ja pärast tema külaskäiku jäi Siili meel juba päris tõsiselt kurvaks. Mõne aja pärast ilmus kohale Jänes. Tahaksin ka suud potti näha, ütles Jänes sisse astudes uudishimulikult. Metsas enam muust ei räägitagi kui sellest potist. Siil pani poti Jänese ette. Noh, ütles Jänes. Pott, mis pott? Siis aga tõstis ta kaane poti pealt üles ja hüüatas. Ennekuulmatu lugu. Su pott on ju seest õõnes. Ning kepseldes jooksis ta metsa tagasi. Siil oli nüüd nii õnnetu, et ta hakkas lausa nutma. Suure kurvastusega ei mõistnud ta midagi targemat teha, kui hakkas oma uue potiga õunasuppi keetma. Ta pani õunad poti sisse ja tõstis selle tulele. Varsti oli supp valmis. Siil maitses veel korra ja pistis äkki rõõmu pärast naerma. Nii head suppi ei olnud ta veel kunagi söönud. Sokk seisis aasa kõrval ja vaatas, kuidas rohi kasvab. Tema juurde tuli rebane. Aas tahab kastmist, ütles rebane Sokule. Siis on rohi hulga mahlasem. Küllap vist, nõustus Sokk. Ma võiksin ju aasa kenasti ära kasta, rääkis rebane edasi. Sulle suurele Sokule niisugune naiste töö nagu hästi ei sobi. Aga sina murra mulle selle eest kanakuudi uks lahti. Sokk ei mõttesse. Ei lähe läbi, ütles ta viimaks. See on ohtlik asi. Miks sa ise ei taha kanakuudi ust lahti murda? Mina olen selle töö jaoks liiga kleinuke, ütles rebane. Aga sina oled ikka Sokk, mis Sokk. Sokul soku jõud. Hakkasid tingima ja vaidlema ja kauplesid kuni õhtuni. Lõpuks andis Sokk järele ja oli valmis aasa kastmise eest kanakuudi ust lahti murdma. Et öö oli kätte jõudmas, läksid nad mõlemad vahepeal koju magama ja lubasid hommikul uuesti kokku saada. Öösel aga mõtles rebane. Kui Sokk juba ukse murdmisega nõusse jäi, miks ei võiks ta siis ka kanakarja metsa ajada? Ning hommikul ütleski rebane Sokule. Kastmine on hirmus tüütu töö. Kui sa kanakuudi ukse lahti murrad ja kanakarja metsa ajad, siis oleme omadega tasa. Ei lähe läbi, ütles Sokk. Kanad lendavad igale poole laiali, mina neid kõiki taga ajada ei viitsi. Hakkasid jälle kauplema ja jõudsid alles õhtuks kokkuleppele. Sokk lubas siiski kanad metsa ajada, peaasi, et aas ikka kastetud saab. Seejärel läksid nad koju puhkama, sest kavatsesid hommikul vara tööga alustada. Öösel tulid aga rebasele uued mõtted. Sokk võiks ju kanad talle urgu kohale kanda, kui ta kord juba nii kergesti nõustus neid metsa ajama. Ning hommikul ütles rebane Sokule. Kastmine nõuab oskust
ja asja tundmist. Kui sa kanad mulle urgu kohale kannad, on kaup koos ja töö läheb lahti. Noh, pahandas Sokk. Jälle sööd oma sõnu. Samas aga jõudis aasa kohale suur must pilv ja hakkas sadama rasket vihma. Hea küll, ütles rebane ja haaras kastekannu kätte. Ma tegin ainult niisama nalja. Aja aga kiiresti kanad metsa, küll mina vahepeal aasa ära kastan. Ei lähe läbi, ütles Sokk ja vaatas, kuidas rohi vihma käes silmnähtavalt kosus. Küll ma saan ka ilma sinu abita hakkama, õienda parem ise oma kanadega. Rebane tahtis veel midagi öelda, kuid Sokk keeras talle otsustavalt selja ja mühatas. Aitab, enam ma kauplema ei hakka. Rebase meel oli kurb küll, aga mis seal ikka parata. Sokk on ju rumal nagu sokk, mõtles ta pahaselt ja lonkis metsa. Ühel hommikul mõtles Toonekurg, mispärast pean ma iga päev konni sööma. Hakkas asja üle aru pidama ja leidis varsti, et teised metsaelanikud söövad palju veenemat toitu. Siil näiteks pistab vahel harva mõne konna nahka, kuid tassib endale koormate viisi õunu koju. Rebasel on vahet pidamata kanapraad laual, metsiga tunneb kartulitest mõnu ja muudel loomadel on jälle omad maiusroad. Kuule, sõber, hõikas Toonekurg oravale, kes parajasti puu otsas pähkleid krõbistas. Mis sa arvad, miks ma aina konni söön, kui metsas leidub ka hoopis viisakamat kraami? Ei oska arvata, ütles orav. Võib-olla prooviksid pähkleid. Õige mõte, ütles Toonekurg. Muidugi hakkan ma pähkleid sööma. Ta tegi noka vahel paar pähkleid katki ja oli õhtul magama heites endaga üsna rahul. Pähklid talle küll maigu poolest ei meeldinud, kuid eks nad toiduvahelduseks olid ikkagi. Kõik oli korras. Öösel nägi ta unes konna, kuid ega sellest midagi häda ei olnud. Hommikul kohtas Toonekurg jänest. Jänkuke, hüüdis ta. Anna head nõu, mis ette võtta, et ma alatasa ei peaks konni sööma. Katsuksid ehk kapsast, ütles jänes. Seda on mõnus lehtlehe haaval näksida. Aga muidugi, rõõmustas Toonekurg, kuidas ma küll ise selle peale ei tulnud. Ta tõi endale põllud kapsa, andis sellele nokaga paar korda pihta ja heitis õhtul jälle rahulolevalt magama. Oli see kapsas nüüd, mis ta oli, väike toiduvaheldus ometi. Seekord nägi Toonekurg öösel unes juba 3 konna. Hommikul sai ta karuga kokku. Kulla karutaan, ütles Toonekurg. Millest see küll tuleb, et ma nii hirmus sageli konni söön? Arvan, et see tuleb rumalusest, ütles karu. Maitse parem mett, küll sa siis taipad, mida süüa tasub. Toonekurg otsis metsmesilaste pesa üles ja torkas noka korraks mee sisse. Nüüd ma olen nagu teisedki metsaelanikud, ütles ta rõõmsalt. Söön seda, mis teisedki. Aga järgmisel ööl nägi ta unest tohutut konnaparve. Konnad aina hüppasid ta noka ees siia ja sinna ja kogu unenägu oli paksult suuri ja väikesi konni täis. Hommikul ärgates lendas Toonekurg kohe soosse ja hakkas isuga konni sööma. Ega pähklitel ja kapsastel ja meel ju eriti midagi viga ei ole, arutas ta. Aga toiduvahelduseks võib ju teinekord ka paar konna alla neelata. Ühel päeval olid loomad kõik mõnusasti metsa all ametis. Karu korjas mulluseid jõhvikaid ja metsiga tammetõrusid.
Toonekurg parandas pesa ja Mäger korraldas keldrit. Siil keetis õunasuppi ja Rebane harjas saba, et ta kanavargile minnes korralikum välja näeks. Ainult Jänes kalpsas mööda metsa ringi ja ei teadnud, mis peale hakata. Kuule, Jänes, ütles Rebane. Sul kuluks samuti midagi mõistlikku ette võtta. Võiksid endale näiteks kalakasvanduse asutada. Õige mõte, mõmises Karu. Mina valin paiga välja ja juurin põõsastest puhtaks. Mina võin risu minema vedada, ruigas Metsiga. Ja mina kaevan tiigi valmis, teatas Mäger. Toonekurg lubas hiljem kalad sisse kanda ja Siil oli nõus juhatama, kust nende toitmiseks ussi saab. Loomad asusidki kohe töö kallale, sest eemalt paistis suur vihmapilv, nii et Jänese kalakasvandusse oli lootust ka vett saada. Karu juuris põõsaid, Metsiga kandis risu, Mäger kaevas, nii et muld tuiskas. Vihm hakkas sadama ja varsti oligi tiik valmis. Ei võtnud Toonekurel ka kalade kohale kandmine kaua aega ning Siil näitas Jänesele ussikohad kätte. Kuidas ma küll teile kõige selle vaeva eest tasun, küsis Jänes. Mina ei taha hea nõu eest midagi erilist, ütles Rebane. Kui annaksid mulle oma lambi, oleks urus elamine tsipake heledam. Mulle kuluks marjakorv ära, ütles Karu. Ja mulle labidas, et oleks kergem kartuleid võtta, teatas Metsiga. Mäger sai endale kõpla, Kurg kruusi, Siil taldriku ja rohkem asju Jänesel enam ei olnudki. Majapidamine jäi päris lagedaks. Aga kallid sõbrad, küsis Jänes, miks mul seda kalakasvandust õieti tarvis läheb? Seda peaksid sa ise ometi paremini teadma, vastasid loomad. Meie tegime ja nägime vaeva, aga nüüd hakkad sa veel asja juures arutama. Nad said isegi natuke pahaseks ja läksid tagasi oma toimetuste juurde. Jänes vaatas, kuidas kalad tiigis lupsu lõid ja mõtles. Mis seal ikka? Olgu mul siis pealegi kalakasvandus. Järgmisel päeval kaladele toitu tuues mõtles ta juba natuke nukramalt. Need on tõesti väga kenad kalad. Lihtsalt haruldased kalad. Ja 3. päeval oli ta juba väga kurb ning mõtles. Kuidas ma küll enne sain ilma kalakasvanduseta elada? Niisuguste mõtetega püüdis Jänes ennast muidugi ainult lohutada, sest südame põhjas tundis ta selgesti. Jänesel pole kalakasvandusega midagi peale hakata. Ometi ei saanud ta ka kalakasvandust niisama heast peast maha jätta ja nii toitis ta oma kalu muudkui edasi. Ühel heal päeval oli aga Jänesel kalakasvandusest lõplikult isu täis. Ta püüdis kalad kinni, praadis nad ilusasti ära ja kutsus naabrid pidusöögile. Jänesel pidid kalad peolaual olema, arutasid loomad omavahel. Ega nii uhkele söömaajale ei kõlba vist ikka tühja käega minna. Ja nii võtsid nad kõik midagi kingituseks kaasa. Rebane tõi lambi, Karu korvi, Metsiga labida, Mäger kõpla, Kurg kruusi ja Siil taldriku. Nad kiitsid pidusööki ja ütlesid üksmeelselt Jänesele. See oli sul tõesti väärt mõte endale nii vahva kalakasvandus rajada.